no heippa. Siin keset tundrat kuskil ma vedelen. Seal peaks olema põhi. Päike tõusis sealt, see on ida. Seal on lääs. Siis on põhi seal. Mingi 100 kilomeetrit on veel põhja poole minna. Siin ma vedelen, aga siis jah, see eilne intsident nende põdrakestega. Vaatab vähe üle, mis siin on, et hullu siin midagi eriti ei ole, kui ma juba eile vaatasin. Siit on vähe selle lössi löönud. Ragu on siin sees. Vähe on mõlkis see koht. See ei ole hullu. Tule on lahti löönud. Need on ka siin sodid. Kabariid töötab, suunatuli on sodi, aga õnneks on mul teine suunatuli. Pole hullu, sõita saab. Selle on mõlki löönud. Uks on vähe kõver. Siis on ta siin peegli vähe mõraseks löönud. Head terveks on jäänud peegel. Siit selle äärel lõi ka kõik minema. Siin mingisugune plekist, plastmassist mingi kaitse. Siuke, see on nüüd kadunud. Aga midagi hullu ei ole. Kojamees on ka siin läraki kõveraks löönud. See lendas minema, aga need jupid ma sain kätte. Et siin hullu midagi ei ole. Siit selle osa on ka vähem mõlki löönud. Vähe lössis. Aga uks töötab. Ei ole jälle häda. Paistab ka nurk olevat vähe kõver. Midagi hullu ei ole. Eksed iluvead. Siit on selle nurgaga lahti vähe painutanud sinna poole. See on ka siin tulepesu, on ka vähe kõver. Head see suur tuli on vähemalt. Jäi terveks. Et sõita saab. Väike kosmeetilised vead ainult. Aga see pauk siis ilmselt käiski niimoodi eile, et mina siit nurgast nägin, siin oli see põdrapea. No, see on selge, et siia ta paugu pani. Siis mina nägin põdrapead, eks ta siis pea oli tal siin, kaelaga väänas ennast siia vastu ust, sai paugu ja siis tagaotsaga lendas ilmselt siin nurga pihta. Ja siis see viskaski ta siit teispoole teed. Ja kus see väike põder siis vastu läks, kas ta sai siis selle teise käest löögi või et temal oli nagu tagajala teate, siis pärast oligi, et seal oli eemal üks 25 meetrit, palju ta seal oli. Siis ta ukerdas ära, tagajalad tal ei töötanud, need ta lohisesid järgi, läks kraavi ise. Seal kohalikud jah, õnneks tuli mingi 20 minuti jooksul jõudsid kohalikud kohale ja lõpetasid kähku tal piinad. See oli väga hea, väga positiivne. Aga ilmselt see 2 pauku oligi jah, et esimene pauk käis siia, teine pauk, kui ta lendas sinna vastu seda tagumist nõrka ja see lõigi ta sinna. See oli see 2 pauku. Siin vähe nüüd on, näe siin vist ei näe, karvu on täis, mingid paskasid külje peal on vähe, mingid vereplekid. Siin nagu ei ole viga midagi, ma vaatan selle külje peal, see on enam-vähem sirge. Et siuksed pisikesed kosmeetilised vead, või hullem ei olegi. Ja siin on jah, selles autol ongi see hea, et siin alt ma vaatasin ka all, ei ole mitte midagi. Siin on kõik, igavene paks raud siin ongi. See juba kaitseb palju, siin ma räägin, et see paksust rauast kõik, et selles suhtes see kõik päästiski, et midagi hullemat. Et siin taga küll on jah, et selle pleki taga siin ei ole midagi eriti. Seal on need piduri ja siduri pedaalid. Aga need kõik on õnneks väga kaugel, kuskil seal taga ja õnneks siin ei ole mitte midagi nendega juhtunud. Et ma eile siis vaikselt sõitsin ka, et midagi hullu siin rohkem ei ole. Et tundub kõik tipp-topp olevat korras. Aha, selle küljest väga kangutama, lahti keerama, et see siin veel käis eile vastu, kui ma sõitsin. Aga jah, siuke õnnelik õnnetus, lõpptulemusega kõik on hästi.
Eile kui sõitsin siia, siis ei saanud nagu aru ka, et midagi vibraks või midagi. Et vaatab, eile sõitsin siia, aga sealtpoolt tuli siis mingi 25 või tähendab 5 kilomeetrit. Vaikse kiirusega tuli seal 4-50-ga, et siis ei saanud aru küll, mis seal juhtus. Eks nüüd vähe siin tegema pesu, natuke need jäljed ära võtma ja see on siin. Vot siukene lugu oli eile. Kõik läks hästi. Kahju ainult jah, loomadest tõesti. Aga noh, keegi me ette ei tea, mis elu meil ette seab. Siuke pisikene ülevaade.